tere, minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogist ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Viimastes videodes rääkisime õppimisest ja sellest, kuidas aju töötab. Nüüd alustame uut teemat. Räägime suhetest. Sest ükskõik kui hästi meil koolis või tööl läheb, mõjutavad meie enesetunnet väga palju ka inimesed, kellega me iga päev suhtleme. Alustame kõige lihtsamast küsimusest. Mis teeb ühest sõprusest tervisliku sõpruse? Enamik meist oskab üsna kiiresti öelda, milline on hea sõber. Ta on aus, ta aitab, ta kuulab, ta hoiab saladusi. Aga kui küsida, kas sinu enda sõprus on tervislik, muutub vastamine juba palju keerulisemaks, sest me harjume inimestega ära. Ja kui mõni suhe muutub tasapisi, ei pruugi me seda isegi märgata. Inimesed vajavad teisi inimesi. See ei ole lihtsalt meeldiv lisaboonus. Head suhted aitavad meil stressiga paremini toime tulla, pakuvad tuge keerulistel hetkedel ja on seotud ka parema vaimse tervisega. Aga oluline ei ole ainult see, et sul oleks sõpru. Oluline on ka see, kuidas sa ennast enda inimestega tunned. Hea sõpruse tunneb sageli ära ühe lihtsa asja järgi. Sa saad olla sina ise. Sa ei pea enne rääkimist mõtlema, kas ütled midagi valesti. Sa ei pea mängima kedagi teist, et sind aktsepteeritaks. Ja kui sa eksid, ei tähenda see kohe, et sõprus on läbi. See ei tähenda, et sõbrad kunagi ei tülitse. See tähendab, et suhtes on piisavalt usaldust, et ka erimeelsustest oleks võimalik rääkida. Teine asi, millele tasub tähelepanu pöörata, on see, kas sõprus toimib mõlemas suunas. Mõnikord vajab üks inimene rohkem abi kui teine. See on täiesti normaalne. Aga kui pikema aja jooksul kuulab ainult üks, kirjutab ainult üks või teeb kompromisse ainult üks, võib tasakaal hakata kaduma. Tervislikus sõpruses ei pea kõik olema kogu aeg täpselt võrdselt jagatud, aga mõlemad inimesed panustavad sellesse suhtesse. Mõtle korraks sellele, mis juhtub siis, kui sul läheb hästi. Sa saad hea hinde, leiad uue töö või saavutad midagi, mille nimel oled kaua pingutanud. Kuidas sinu sõber reageerib? Kas ta tunneb siiralt rõõmu või muudab jutu kiiresti enda peale? Uuringud on näidanud, et suhted muutuvad tugevamaks siis, kui inimesed oskavad rõõmustada ka teineteise õnnestumise üle. Hea sõprus ei tähenda ainult seda, et ollakse olemas rasketel hetkedel. Sama oluline on osata koos rõõmustada. Aga mis saab siis, kui tekib tüli? Sest seda juhtub igas sõpruses. Oluline ei ole see, kas te kunagi tülitsete. Oluline on see, mis juhtub pärast tüli. Kas te saate sellest rääkida? Kas mõlemad kuulavad teineteist? Kas vajadusel osatakse vabandada? Kui vastus on jah, on see tavaliselt palju olulisem kui see, et konflikte üldse ei tekiks. On veel üks märk, mida inimesed sageli ei märka. Mõtle sellele, kuidas sa ennast pärast sõbraga kohtumist tunned. Kas sul on hea olla? Kas tunned, et sind mõisteti? Või lahkud sa sageli tundega, et pead ennast kogu aeg tõestama? Muidugi võib ka hea sõprus vahel energiat võtta. Kõigil on raskeid päevi. Aga kui märkad, et pärast selle inimesega suhtlemist tunned peaaegu alati pinget, ärevust või kurnatust, tasub selle peale korraks mõelda. See ei tähenda, et tervislik sõprus oleks täiuslik. Sõbrad võivad eksida, öelda midagi valesti, unustada või üksteisele pettumust valmistada. Küsimus on selles, kas probleemidest saab rääkida ja kas mõlemad tahavad seda suhet hoida. Aga mida selle teadmisega siis teha? Kõigepealt mõtle inimesele, kellega tunned end kõige vabamalt. Kas saad tema kõrval olla sina ise? Teiseks, mõtle, kas teie sõprus toimib mõlemas suunas. Kas sina oled alati see, kes kirjutab, kuulab ja aitab või teeb seda ka teine inimene? Ja kolmandaks, mõtle sellele, millise tundega sa tavaliselt pärast selle inimesega kohtumist koju lähed. Head sõprussuhted ei tee elu probleemivabaks, aga need võiksid panna sind tundma, et sa ei pea kõigega üksi hakkama saama. Kui sellest videost jääb meelde ainult üks mõte, siis olgu see järgmine. Tervislik sõprus ei tähenda täiuslikku sõpra. See tähendab suhet, kus saad olla sina ise. Tunned ennast hoituna ja tead, et ka teine inimene panustab sellesse suhtesse. Järgmises videos räägime sellest, kuidas ära tunda mürgist sõprussuhet. Sest mõnikord ei ole probleem selles, et sõbrad tülitsevad,
Probleem on selles, et üks suhe hakkab tasapisi inimese enesetunnet ja heaolu kahjustama, ilma et ta seda ise kohe märkaks. Aitäh, et vaatasid! Vaimsest tervisest rääkimine ei lahenda probleeme üleöö, kuid aitab meil iseennast paremini mõista. Hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmises videos.